Öeldakse küll, et metall kannatab kõike, kuid ega see päris tõsi tegelikult ei ole. Siin minu selja taga on üks metallaed, kus peal saab võrrelda, kuidas metall ikkagi peab ilmastikutingimustele vastu. Aed kogu oma pikkuses on tehtud korralikult, ta on tsingitud, seejärel värvitud, kuid värav millegipärast on jäetud tsinkimata. Ta on püsti paar aastat ja ausalt öelda tulemused on koledad. See paistab olevat siin pulbervärv ja siin on väga hästi näha, kuidas näpuga saab värvi aialt maha kooruda, et see nüüd ei ole mitte hea lahendus. Kui te ei soovi oma aeda iga paari aasta, 3-4 aasta pärast üle värvida, siis soovitatav oleks eelnevalt enne värvimist aed ka kuumtsinkida. Ja kuidas see protsess selle aia korda tegemiseks peaks käima? Tuleme, võtame aia maha, viime Paldiski tsingipatta, seal meil on haavelduskamber, haaveldame vana värvi maha, siis kuumtsinkimisliinis kuumtsingime aia uuesti ja kohe 48 tunni jooksul pulbervärvime aia uuesti. On ka eelnevalt tõestatud, et kui kuumtsink pulbervärvida peale 48 tundi, siis on kõige parem nakkuvus värvil. Tsinkimise protsess, mida ta endast kujutab? Kuumtsinkimise protsess on selline, et meil on Paldiski tsingipajas suur tsingivann, mis on 7 meeter pikk, 1,5 meetrit lai, 2,5 meetrit sügav ja see on tsinki täis, mis on 450 kraadi juures. Ja põhimõtteliselt me uputame siis selle metallaia sinna tsingi sisse täiesti ära, nii et terve aed saab seest ja väljastpoolt kaetud tsingikihiga korralikult. Kui varasemalt ei ole aeda kuumtsingitud ja on ainult värvitud, siis me peame ka selle eeltöö ära tegema, et tsinkimiseks vajalikud avad puurima aeda, et õhk saaks tsinkimis käigus aiast välja, tsink sisse ja aeda välja tõstes siis vastupidi, et tsink saaks aiast välja ja õhk saaks sisse. Ole ja seleta lahti ka, kuidas see tsink sinna külge kinni jääb? Meie tegeleme kuumtsinkimisega ja kõigepealt siis terve protsess liini riputamisest kuni liinist maha võtmiseni võtab aega kuskil 8 tundi. Ja sellest 8 tunnist enamus aega, ütleme selle vastavalt metalli paksusest 3-4 tundi istub metall happes, kus ta puhastatakse täielikult. Seejärel käib läbi vee loputusest ja siis on selline kemikaal nagu fluks, millega töödeldes siis metall saab omadused, et ta hakkab hästi tsinki siduma. Kui paks see tsingikiht seal peal saab olema? Keskmine tsingikiht sõltub väga palju metallist endast ja metalli omadustest. Keskmiselt saab see tsingikiht olema kuskil 85 mikronit. Kui pikalt sellisel juhul te garanteerite, et nüüd sinna enam rooste täppi ei teki? Eesti tingimustes tsingikiht väheneb aastas kuskil 1-3 mikronit, sõltuvalt keskkonnast, kus ta on, kas ta on maismaal, mere ääres rohkem ja nii edasi. Kui me veel värvi selga paneme, siis me võime rääkida põlvkondadest. Väravad said tsingikorra peale. Mis nüüd edasi juhtub nende väravatega? Edasi liiguvad väravad meil pulbervärvimisse, kus enne värvimist ilusti pinnad kõik üle lihvitakse, puhastatakse, sest pulbervärv toob kõik konarused eriti hästi välja. Meie teeme selle töö siis käsitsi kõik ära, katame pulbervärviga ja siis läheb värav pulbervärvi ahju. Aga miks just pulbervärv? Pulbervärv on selline kindlam ja esteetsem lahendus, kui pärast silmaga vaadata. Kui palju pulbervärvil värvitooni valikute? Põhimõtteliselt kõik võimalikud värvitoonid, mis annab välja mõelda, on ka võimalik aiale kanda. Teie töö on ilmselt selline, et see eriti palju nüüd aastaajast ei sõltu, pigem nagu hooaja tänavad natuke tunda. Ainukene rahulikum aeg on meil tegelikult talvel, et suvest sügiseni on tööd palju, aga kõik on kokkuleppe küsimus, et tegelikult inimestel ju küpseb idee juba varem ja nii kui teil idee hakkab küpsema, siis me võime juba rääkida, et helistada meile, võime kokku leppida, mis järjekorrad on ja millal me saame näiteks teie töö ette võtta. Kõigil, kellel on üks aed, üks aiapost, kõik võivad meie juurde tulla ja aitame hea meelega. Et ei pea olema suur firma ja omama tellimust, mis on 10 tonni, et aitame kõik hea meelega, tulge ainult. Teema lõpetuseks ja täpsustuseks olgu öeldud, et jah, nende väravate tsinkimine ning värvimine siin läks maksma 200 €. See tähendab ainult see viimistlemise protsess, väravahind ikka üle selle. Ning kui öelda välja tsinkimise ja pulbervärvimise kohta minu isiklik arvamus, siis olen kindel, et välistingimustes minev metall peaks olema korralikult kuumtsingitud ja värvitud, siis vähemalt ühe
või 2 inimpõlve jooksul enam nende detailidega muret ei tohiks olla.